Tere tulemast Musta kassi taru lugemisse veevalajad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 6. kuni 12. aprill. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile selleks nädalaks öelda on. Esimene kaart on teil siin kohe müntide 9. Müntide 9 ütleb seda, et teie ise olete oma laeva kapten. Teie juhite laeva, teie küürite tekki. Eks see laev võib olla teie enda nagu elulaev, eks te juhite ise enda elu, et kõik otsused, mida te teete ikka endale. Te võib-olla ka juhite oma perekonda, oma lapsi, nagu selles mõttes, et annate neile nõu. Või oletegi nagu perekonnapea. See võib tähendada ka tööd, et te olete näiteks kuskil töötate sellisel kohal, kus tuleb teisi juhtida. Aga põhimõtteliselt ongi nii, et eks te ise juhite oma laeva täpselt sinna, kuhu te nagu oskate teda juhtida või tahate teda juhtida. Edasi tuleb meil siit mõõkade rüütel. Mõõkade rüütel, minu jaoks on rüütlid ja baasid alati sellised, kes toovad uudiseid. Mõõkade rüütel on niisugune tema teab, tema tugineb kõigist tegemistest, tema tugineb enda teadmistele. Tema ei pane kõhutunde pealt ühtegi asja paika. Tema tugineb kõhutunde asemel oma teadmistele, nendele teadmistele, mis tal on. Ja kui tal ei ole mingis valdkonnas teadmisi, siis ta õpib neid juurde. Edasi tuleb sealt sauade 2. Sauade 2 on kahed üldse on valikud ja sauade 2 minu meelest on nii nagu selline valik, et kas minna või mitte minna, teha või mitte teha. Et mingisuguse valiku eest te nüüd sellel nädalal seisate ja uudiseid te ka ootate. Aga sauade 2 kõrval on töö tegemise kaart. See on müntide 8. Müntide 8 on selline pühendunud töö tegemine. Selline nagu viimse detailini lihvimine. Et teete midagi ära ja ennem ei lõpeta, kui see valmis on. Et võib-olla siis tulebki, kui teil on nagu mingi ootus või mure, siis öeldakse ju, et tehes tööd, need nagu taanduvad. Kõik need igasugused mõtted meie peas, et uputan ennast töösse, siis ei pea nii palju mõtlema. Midagi sellist tähendab ka see müntide kaart seal. Et töö tegemist, eks me tööd ikka peame tegema. Siis tuleb siin alumises reas on karmakaart ja sauade 3 ja müntide kuninganna. Et mida need kaardid 3 tükki siin kõrvuti mulle räägivad, nad ütlevad nagu seda, et te ootate uudiseid minevikust. Kas keegi teie mineviku tuttav on kuhugile läinud ära ja te ei tea temast midagi ja ootate uudiseid. Et see sauade 3 seal keskel minu jaoks tähendab uudiste ootamist. See tähendabki inimene seisab seal üleval kalju peal ja ta lihtsalt ootab. Ta ootab uudiseid, ta ootab seda vastuseid võib-olla küsimusele, aga võib-olla ka uudiseid. Ja miks minevikuga seotud see karmakaart on alati minu jaoks olnud selline minevikakaart. Natukene endasse süüvimise kaart, natukene tagasivaatamise kaart. Oma elu analüüsimise kaart ja ka mineviku tuttavate kaart, et ta nagu minevikus nagu surfamise kaart. Just see, et ma nagu mõtlen mineviku peale, keda ma seal minevikus kohtasin, mida ma minevikus tegin, mis olid nagu hästi, mis läks hästi, mis ei olnud võib-olla nii hästi, mida ma sooviksin muuta. Aga see on kuidagi viisi seotud rahadega sellepärast, et see viimane kaart selles nädala lugemises on müntide kuninganna. Müntide kuninganna on selline naine, kes temal on raha, aga tema ei lähe emotsiooni oste tegema. Tema ei kuluta oma raha nagu tühja tähja peale. Temal on ka eelarve paigas. Tema teab, mis ta tahab, tema teab, kes ta on. Temal on rahaasjad korras, temal on arved makstud ja temal ei ole üldse mitte mingisugust probleemi sellega, et
ta ei pea nagu raha pärast muretsema, samas ta ei lähe ka ei torma esimese asjana endale uusi asju ostma. Ta vaatab kodus ringi. Ta parandab vana. Või tõesti vaatab, et võib-olla on kodus veel midagi, mida saab kasutada, et ei pea kohe minema uut ostma. Siit on ka minu soovitus teile, et kui teil on vaja teha mingisuguseid väljaminekuid, võib-olla seesama minevikust tulev uudis või inimene küsib teilt, ma ei tea, laenu või pakub teile midagi, et siis kaaluge seda, kas teil on seda kõike vaja, kas te tahate sellesse investeerida. Sest et uisapäisa ei tasu kindlasti kusagile ei oma raha ega aega ega energiat nagu panna, kui te pole kindel, mis teie sellest saate või kuidas see teile nagu kasulik on. Et selline suhteliselt töine nädal, natukene töö tegemist, iseenda laeva juhtimist, uudiste ootamist, valikute tegemist ja ka natuke mineviku peale mõtlemist. Et suhteliselt ilma suurema traagikata selline tavaline lihtne nädal, milles on kõike. Et olgu teil siis üks ilus tegus nädal. Kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsi. Pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.